Oota, ma annan selle sulle ka, siis rahvas kuuleb. Nii, aga seda peaks nüüd analüüsima, sellepärast, et see tulemus ei ole hetkel positiivne. Peaks nagu saama aru, mis siin toimunud on. Ehk siis vastu võetud häälete seas on korduvaid krüptogramme, mida meile räägib see logifail. See on isikandmed on jah. Võtame selle ja paneme omale väikse ekraani peale. Võtame ainult tagant ära, mitte see. Mida ta meile räägib siin? See on üks lause, mis on kaks lauset, mis räägivad üksteisele vastu. Mõtle, mida see tähendab. Keeldamise logides A, aktsepti ja A. Ühesõnaga üks hääl on olemas mõlemas. Üks hääl, mida nagu ei ole kummaski. There was 5 ciphertext recurrences, ehk siis 5 häälel eksisteerib 5 täpselt sama sisuga faili. No neid oligi 5 seal juba. Ja seal oli ka ennem 5. Neid oli ka 5. Jah, millele puudus, mis ei olnud siis unikaalne registreerimisteenuse vaste. Siin me näeme, et samamoodi, neid oli 5. Millest siis tühistati huvitav on see, et ta 1 ja edasi läks teine. Et ta siia kirjutab välja 3. Siin ei ole isiku seda siin on ainult selle sedeli tunnus. Näed, siin on erisus. Ja. Need on erinevad asjad. Ja nüüd on kuskilt on tekkinud mingi ebakõla. Point on selles, me vaatasime enne, kui me töötluse käigus nägime, seal oli 5 erinevat e-häält, millel oli 5 täpselt sama sisuga faili, ehk siis allkirjastatud faili. Nüüd nendest 3 olid siis sellised, mis ei olnud, mis läksid tühistamisele ja 2 nendest olid sellised, mis olid nüüd viimasena antud hääled, millest siis eelmine läks tühistamisele ja viimane läks edasi järgmisse etappi. Ehk siis kui korduvaid hääli antakse alguses ja pärast hääletatakse mitu korda üle, siis läheb arvesse viimasena antud hääl. Ja need esimesed 3 näidet erinevate inimeste või erinevate häälte kohta on need 3. Peale seda siis on nüüd veel 2 erinevad siis 2 häält, millest siis 1 siis tühistati ära ja teine siis läks edasi järgmisse töötlusetappi, ehk siis oli viimane.
No aga siis peaks olema ju kõikide kordushääletuste kohta, mida oli. Ei, seal on, ühesõnaga, seal on logi järgi on tegu ju sama isik logiga. Seal on tegemist... Sellepärast on viimane hääl eksisteerib mõlemas selles ballot boxis. Seal on nagu... Siis sama isik andis mitu korda erinevate häälte kohta topelt hääl selle logi põhjal. Ja seda lubab peale ainult teha ise tehtud valimisrakendus. Ja ka see ei tähendanud seda, et tema siis viimasena antud hääl, mille kohta eksisteeris koopia siis ka valimiskastis, see viimasena antud hääl läks siis ka... Aga siin oligi öeldud, et ta aktsepteeritud ja tagasi lükatud häältes. Jah, siis viimane läks ikkagi arvesse. See logi põhjal oli ka viimane antud hääl topelt ja see läks ilusti edasi töötus. Üks läks siis lugemisele edasi ja sama kirja siis eksisteerib ka nendes selles logis, mis läks tühistamisele. Ja audiitorrakendus ei saa sellest aru, et nad on... No selles mõttes see veateade iseenesest ei ole nagu vale, et sees on... Tegu ongi eri case'iga, eri juhtumiga. Ei, ma ütlen selles mõttes, et ta annab kogu verifitseerimisele eitava tulemuse, eks ole. Aga lõpetas töö ilma vigadeta. Aga töö on ilma... Rakendust lõpetas. Tähendab, hääletamise mõttes tulemus läks kirja ja üks kord. Rakendus tuvastas anomaalia. Jah. Seal, kus ta pidi... Ja ta ei osanud seda... See on sõnastuse asi, tegelikult oli happy case. See tundub happy case, aga just nimelt see verifitseerimise logid on tervitlikud. Ei, see on nagu tegelikult nagu siuke päris nagu paha lause. Ma korra nagu vaatan, mis siin, sest see on nüüd läinud, tundub anonüümiseerimisse sisse, see G6. Ehk siis seda on mitu. Siin on rohkem tundub. Või on kiri suurem? Ei, siin on neid, vaata, tal on ühekordseid ja siis on 1, 2. CM-i on mitu, 9 W-d on mitu. Need ja. Siin on, need on sama. See, need 1, 2, 3. Üks on 2 korda lastud ja 1, 2, 3, 4 korda ühte ja sama. Mida ma ei näe, mis on imelik, on see sama see G6, mida esineb logis ainult ühe korra, mida siin ta kaebleb olevat korduvaks hääleks. Kui ma lähen siia, kus on nüüd see puhastatud väljund, vaatan, kus teda esineb, siis anonüümiseerimise logis on teda esineb ühe korra. Täpselt ühe korra, et see on nagu... No aga see ongi siis, kui ongi üks kord on anonüümiseeritud, üks kord on hääl kirja läinud. Et see on põhimõtteliselt, siit tuleb mingi märkus järgmiseks korraks, et see korduva krüptogrammiga suusserdamise case tuleb härradel tarkvarainseneridel läbi mõelda ja korralikult ära lahendada, sest seda ilmselt järgmistel aastatel tuleb ainult rohkem. Ekraani väljund tuleb mõistlikuks muuta, et mitte veaks lugeda. Jah, et ta peab aru saama. See hakkab süsteemi spetsifikatsioonist peale, sellepärast, et täpse korduva krüptogrammi case'i mina spetsifikatsioonist kusagilt ei leidnud, mida sellisel puhul tegema peab. Võib-olla see on maetud kuhugi, aga ma seda hetkel ei leidnud. Nii et... Ma usun, et eelnevate praktikate pealt see ongi läbi mõtle, tähendab.
no teisest küljest jälle, kui sa leiad vea, siis sa teatadki, et tegu ongi veaga, sest auditrakendus ise ju lõppes töö ilma vigadeta. Ja konkreetsed andmed, nende häälte kohta selle isiku puhul, need vead, mis tulid, olidki selle konkreetse korduva sama sisuga hääle suhtes. Ei, ma mõtlen, et see sama korduva krüptogrammi juhtum on et see tuvastatav, mis juhtus, aga see teade on eksitav. Teade on eksitav. Kirjeldust, korralikku kirjeldust ei ole juures. Lähme edasi. Proovime siis seda häälte krüptogrammide tervikluse kontrolli ka uuesti läbi ja see siis oli vähemalt see pilt on sama mõlemal juhul. Jah, aga lisaks sellele siis kontrolli anonüümimise logi. Ja ikka 2 rida on juures, jah? Klapib e-valimiskastiga, mis on oluline see, et kõik need krüptogrammid, mis jõudsid anonüümiseerimise etappi, et neid vahepeal ei ole siis muudetud ega vahetatud ega kustutatud ega mida iganes nendega tehtud, et siis sellest võime järeldada seda, et jah, meil eksisteerivad seal korduvad sarnase sisuga e-hääled, kuid krüptogrammid, mis sisaldusid siis e-valimiskastis, jõudsid lõppetappi ja ka tühistuslogid klapivad e-valimiskastiga, et ei ole siis karta seda, et meil on tühistatud mingid andmed, mida tegelikult ei peaks eksisteerima. Nii et sellega võime väita, et krüptogrammide kontrolli oli edukas ja krüptogrammid on terviklikud ehk siis jõudnud esimesest sammust siis viimase. Ja sellega on vist auditeerimise ots. Kui teil rohkem soove pole, siis sulgeme masina ja läheb plommimise alla ja Aarne saab tulla ja siis allkirjastada. Teil ei ole rohkem midagi? Siis ma panen kinni.